2016. aasta reis sai alguse biker.ee postitusest, kus Meelis, kasutajanimega Aquanaut, otsis Rumeenia ja Balkani tripile kaaslasi. Enne reisi me üksteist ei tundnud. Reisisellideks olid Margus uuel Yamaha Tenerel, Meelis V-Stromil ning mina Ragnar BMW 1150 GS-iga. Reisil saime vihma, 37 kraadist kuumust, mida jahutas vaid suplus sadamakail, ronisime Rumeenia kõrgeima mäetippu, külastasime Belokratšiki linnas asuvaid lossivaremeid, Meelis kallutas ennast kraavi ja palju muud põnevat. Reis sai alguse 2. juulil. Sõidupäeva selja taga ja sõitsime täna läbi 800 kilomeetrit. Lõpuks leidsime, mis lõpuks tegelikult esimene ettejuhtu hotel, mille me võtsime. Siin küll kutid tahtsid linnaga kaubelda, aga ei viitsid kaubelda üksiktuba. Ma võtsin endale üksiktuba, maksis 27 euri koos hommikusöögiga ja kutidel on 2 peale 2 tuba 30 euri. Kus me täpsemalt oleme, ma selle koha nime ei mäleta. Või ma ei oska seda hääldada, vaatame. Selle hotelli nimi vähemalt. See eest näeb välja nagu selline eramaja. Ja homme on siis plaan sõita Lvivi Ukrainasse. Hakkab kuivama. Pärast võib sõitma hakata. Teisel päeval saime mõned kilomeetrid sõita ning hakkas tugevalt sadama. Sõitsime Lublinisse, lõunatasime ning pidasime plaani. Meelis tahtis minna Ukrainasse Lvivi, meie Margusega mitte nii väga. Otsustasime sõita läbi Slovakkia ja Rumeeniasse ning kohtuda seal. Varsti peaks hakkama mõndas neid lavastama neid sõidukaadreid natukene. See tähendaks seda, et see peaks minema tagasi ja uuesti sõitma. Aga võib-olla teeme seda mägedes. Hotellist Google Mapsis vahemeid vaadates panime sihtpunktiks Satu Mare. Sinna näitas läbi Ungari 331 kilomeetrit. Panime sama linna sihtpunktiks ka rattanavis ning vahemaad klappisid. Hakkasime mööda Slovakkia mägiseid teid sõitma ning ühel hetkel leidsime ennast ootamatult 10 kilomeetrit Ukraina piirist. Otsustasime siis ikkagi läbi Ukraina sõita. Piiriületus läks suhteliselt libedalt. Mõned kahtlased toimingud. Kui suured on kütusepaagid, kui palju tsikli läbisõit ja nii edasi. Ukraina teed olid nii ja naa. Külavaheteed üsna auplikud, samas suured magistralid korralikud. Taksojuhtidega vesteldes soovitasid nad siiski Ukrainast nii kiiresti kui võimalik minema minna, sest teed pidid alles hulluks minema. Niisiis keerasime esimesse võimalikku piiriületusse ja suund Ungari peale. Piirivalvul pinnis Margust natukene, et miks me nii vähe aega Ukrainas olime. Lõpuks lõi templi passi ja olimegi Ungarist tagasi. Mööda üksikuid metsavaheteid jõudsime lõpuks Rumeenia piiripunkti. Piiriületuseks olime valinud Petra linna. Piiripunktis oli mitmekilomeetrine autode järjekord. Meie ees olevast autost tulid kohalikud rumeenlased välja ning soovitasid meil täitsa ette minna, kuna nemad olid seal juba 2 tundi oodanud. Niisiis võtsime tsiklid käe kõrvale ja olime justkui jalakäijad ning saime piirist kenasti üle. ID-kaard, jah? Oleksin sinna taha ootama jäänud. Olime Meelisega kokku leppinud, et kohtume Sigetu Marmatielis, mis on Ukraina ja Rumeenia piiripunkt põhjas.
Rumeenia kiirteed on uskumatult siledad ja mõnusad. Esimene kokkupuude looklevate mägiteedega oli fantastiline. Tee oli sile, mõnusate laugete kurvidega. Navigaator tegi meile jälle väikse vimka ning selle asemel, et Meelise juurde juhatada, jõudsime järjest kahanevate teede kaudu põhimõtteliselt kartulivagude vahele. Sõit oli küll väga kihvt. Ilma navigaatori eksimuseta me tõenäoliselt sellisesse kohta ei oleks ka üldse jõudnud. Ma ei tea, kahtlane näid. Ma ei tea, kas see on õige tee või? Et on see üldse õige tee, see on mingi metsarada ju. See ei ole ju see tee, mis Meelis meile saatis. No. Ma ei tea, kas ta nüüd ise ajab sassi midagi või. Selle tee ääres ei ole tanklaid ka päris kindlasti. Hallo, kuule, me sõidame mööda mingit seda, mitte maanteed, vaid mingi metsatee on see õige või? Siia läheb ilus asfalt. Siis me oleme kuskilt valesti. No ma panin selle navisse, näitab mööda ja me sõidame praegu metsa sinna. Loodus on küll ilus, aga sõita ei saa. Siin on korralik asfalt, siit sellest kohast mingi, ma ei tea, 5-10 kitti edasi ma olen siin teie ääres. Okei, meil saab kütus otsa, me keerame tagasi, et proovime selle asfalti siis üles leida, et... Aga koht on ilus, ma ütleks. Et see on ilus. Keerasime otsa ringi ning läksime tagasi suurele maanteele. Üsna pea hakkas hirmutama mind järgmine mure. Tsiklil hakkas kütus lõppema. Olin viimased 30 kilomeetrit sõitnud põleva kütuse tulega. Lõpuks jõudsime aga Meeliseni ning seltskond oli taas koos.